Tere hommikust! Mõtlesin, teen sellise kiire ülevaate. Siis nüüd suvi on selja taga peaaegu, vähemalt meil siin küll ilma poolest juba mõned päevad. Aga tegelikult augustikuu peaks väga soe kuu olema. Sõltuvused. Et mis energia alla siis sõltuvused kuuluvad? Tegelikult on see selline, vaata öeldakse, et alkohol on tarkade inimeste jook, on ju. No vaata, aga ma siis liigitaksin kõik sõltuvused sinna energiasse number 6. Võib-olla isegi paneks 15, aga no teeme selle asja veitsa lihtsamaks. Ja kuidas see siis mõjutab meid kõiki? Tuleb sinna kiire video, natuke aeg pressib peale. Mul on hästi vahva külaline täna tulemas, podcasti külaline ja ma alati innustun kuidagi enne seda tegema mingi väikse metsa video, siis kui mul hakkab jube kiire. No ma olen 16 päev sündinud ka, ma alati tekitan endale kriisiolukordasid. Nii, aga nii palju siis minust. Liike siis kokku nüüd, vaata, kus gruppi te siis kuulute. Mina olen siis 16, eks ju. Ma kuulun gruppi number 7. Kui sa oled seal sündinud näiteks 29, siis sa kuulud gruppi number 2. See tähendab seda, et 2 + 9 on 11, 11 kokku liitis omavahel on 2. No võt, niimoodi ma käin joostes kähku läbi selle asja. Ja see on tegelikult ülilihtne. Ehk siis grupp number 1. Need, kes on sündinud siis 1., 10., 19., 28. No ja nii edasi vaata. Aga võtame siis niimoodi, et ühele liidad kokku 6, see on 7. Ja mis 7 tähendab? 7 tähendab seda, seal on mitu varianti. Kas see, et jubedalt tahaks hakata liikuma? Kui te olete nüüd tähele pannud seltskonnas, kes siis nendesse sünnipäevadesse kuuluvad, siis nendel on niimoodi, et tavai, papap. Hullult tahaks sinna, et tänna inimestega suhelda ja hästi sügavatel teemadel ja siis on siis palju nutmist ja sügavaid teemasid ja selline enda ära kaotamine, tohutu masendus, peale seda on täidelik apaatia ja nii edasi. Ehk siis see 1 + 6 tekitab 7 ja sinna kuulub muidugi hästi palju huvitavat asja veel. No võt, siis aga muidugi ma ütlen veel kord, et kõik sõltuvused ja ütleme siis alkohol, mida iganes, on tarkade inimeste jook. Siis lähme number 2. Ma sain täna sellise inspiratsiooni, seepärast, et teate, viimasel ajal on sellised väga huvitavad lähenemised olnud ja inimestel on sõltuvusi palju ja see viimane tähelepanek, mis ma tahaksin ütelda, et tegelikult inimesed pole niivõrd alkoholist sõltuvuses, kui nad on üldse nendest ravimitest sõltuvuses. Ja ravimeid on ka nii palju igasuguseid. No võt, aga siiski võtke ka seda kui sõltuvusi. Siis number 2, kui sa liidad kokku 2 + 6, siis on 8. Ja grupp siis number 2 on need, kes on sündinud seal 2., 11., 20. ja 29. Mis siis juhtub, kui see vahva värk on sinu peale tulnud? Mina ütlen, see on kuradi energia, täitsa puhtalt must energia. On see, et rahateemad, kas tahaks midagi lubada, aga ei saa ja siis hakata seal mingisugustel rahateemadel hullult raspiraitama. Mitte keegi millestki aru ei saa, muidugi probleemid tekivad kohe sellest ja siis ka see, et perekonna mingid sissepanekud, kes kui palju siis investeerinud on ja hakatakse mingit täiega nagu 2 mehe saagi vedama. 8 on alati raha küsimus. Kas seda ei ole või seda on palju? Või siis see, et mis mulle lapsepõlves tehti, sinna tuleb ka see karmavärk sisse. Nii, siis grupp number 3, liike kokku endale 6, sinna tuleb 9. 9 tähendab seda, kas hästi sügavatel teemadel räägitakse, et davai, nüüd räägime suud puhtaks tead. Kõige parem ongi seda kohe joobes teha, arvatavasti, sest järgmine päev mitte sittagi ei mäleta. Ja siis, vabandus, et ma nii ütlen, aga nii see on. Ja number 9 viitab ka sõjakusele. Kui rääkida, siis seda number 3 grupp on üldse siin hästi temperamentne. Tahavad väga palju sellist tähelepanu saada heas mõttes ilma alkoholita. Siis, kui kokku tuleb 6 + 3 on 9, siis see on tavaliselt kas väga vaimne või väga sõjakas. Ja ma räägin ainult siis, kui sa liidad nüüd enda numbrile juurde siis 6, on ju. Mitte see, et ma ei räägi teil omavaheline suhtlemine. Ma räägin ainult siis, kui on mingisugune sõltuvusvärk. Pane tähele, kuidas sa siis käitud. Ja see on kas hästi vaimsetel teemadel või siis väga sõjakas. No seal võivad ikka konkreetselt sellised terariistad ka möllata. Noh, või rusikas, ma ei tea mis. Ja see ei viita ainult siis meestele, seepärast, et sõltuvusi on ka väga palju naistel olemas. Nii, 3 oli ühel pool, 4 + 6,
see ongi väga kihvt number, tuleb alguses 10, siis lõpuks paned 1. siis on ainult mina. Mulle tehti nii. Mina olen seda kogenud. Voi väike mina. Ja see mina on nii õnnetu mina, et täitsa lõpp, et ongi ainult tema. ja, et nii ongi. Ja siis muidugi, et ainult teda on piinatud, temal on ainult tehtud paha ja siis ainult tema teeb niimoodi ja tema teeb õigesti ja see üks on alati ego küsimus. Ja praegu ma räägin pigem miinuspooltest, eks ju, seepärast, et alkohol on kuradi energia puhtalt ja see mõjutab niimoodi. Nii, lähme grupp number 5 ja 5 + 6 on 11, liidame sealt kokku 2, see on suhtlemine. Ja siis suhtlemises on alati niimoodi, et kas süüdlaste otsimine miinuspooles on ju, keegi tegi midagi, millegi pärast, vaata, kuidas ta minuga siis niimoodi sai käituda. Ja üldse elu on nii ebaõiglane tema suhtes ja nii edasi. See on selline jube küla vanamori jutt, mida rohkem klatši, seda rohkem actionit ja nii edasi. Nii, 6 + 6, varbatsuus, on siis 12, kokku on 3. Ja kuutel võib tulla selline mingi action, et tahab hullult näidata ennast. Tema kõige kihvtim kuningas või kuninganna, vaata, siis tema oskab niimoodi ja vaata mind. Ja selline hästi nagu esinemise vajadus tekib. Ja siis see on nagu selline vautsi-vau värk. Ehk siis jällegi vaata, kõik sõltuvused on seotud siis selle kuradi energiaga ikkagi, ma tahan ütelda, seal nagu tuleb see teine värk välja. Jah. Ja siis muidugi on see, et suhtlemistel on alati niimoodi, et justkui tahaks kuulata, aga tegelikult jääb ikka tema peale. Võt, meeldib või ei meeldi. Nii, lähme siis 7 + 6 ehk siis minuga. Mina olen seal grupis. Mind on õnneks alkohol jätnud juba aastaid maha. Jube. Ma olen seda jaganud ka, ikka hirmus lugu oli see. Ja, aga mis siis tuleb? 7 + 6 on 13. 13 on jube energia, ehk siis 4. Seal on kogu aeg mingi selgitamine, mingisugune, et miks niimoodi on, süsteem ei tööta. Saad aru, mingi rusikas laua peal, see peab niimoodi olema, õigluse taga ajamine, saad aru, 0-4 juuksekarv lõhki. Et see on nagu alati selline struktuursüsteem ja mingi koduga seotud selline, et niimoodi minuga ei räägita, et aga saad aru, meil kodus nii need asjad ei käi. Väga hästi mäletan, praegu räägingi peaaegu nagu, ma mäletan seda hetke väga hästi. Õnneks, et need on kõik möödas. Et siis tuleb just see, et see, mida sa kainest peaga välja ei räägi, on ju, mis kipitab südamel, siis selle sa plahvatad välja. No see on see kuradi energia, meil kõigil. 8 + 6 on 14, kokku võttes on 5 ja siis see viitab sellele, et võt siis hakatakse selgitama, vaata, kas on tunded hästi laes või tunded hästi maas ja selline nagu kas vaene mina või umbes, et ainult mina ja selline, nemad kukuvad ka hästi niimoodi nagu liikuma, suhtlema ja siis leiavad võib-olla süüdlasi ka pigem sealt, kus süüdlasi tegelikult ei ole. Et ütleme niimoodi. See 14 see nõuab mõõdukust enne seda number 5 ja 5 on hästi sinna palju asju korraga, ühtegi asju lõpule ei viida, kogu aeg nähakse nagu teistes mingisugust jama, endas ei nähta, sellest kogu aeg on kiire, nii chill on nagu selline. 9 + 6 on siis 15, alguses ja lõpuks on see 6. No ja see on selline enesehaletsamine, flirtimine, selline, mis ma siis veel ütlen. Üldse grupp number 9, aga mul kohe lihtsalt turtsatab praegu pähe, et nende seas on hästi palju, kellel meeldib alkohol ja on hästi palju, kellel ei meeldi üldse. Karsklasi on ka seal väga palju. Ma ei tea, miks ma seda pidin praegu ütlema. Eks te kommenteerige, miks ma seda siis nüüd ütlesin. Ju siis keegi vajas seda informatsiooni. Nendel on ka kõige raskem välja tulla, kui nendel on sõltuvused. Aga okei, 6 tuleb kokku, siis see viitab sellele tohutule armastusele. Tal võib tohutu armastuse puhang peale nagu visata ja teisalt on see, et 0-4, et mina ja ma armastan ainult end ja mul ei ole vaja sind ja selline, saad aru, mingi pigem ma ütlen seda, et kui vähegi sa tunned, et sul on mingi sõltuvus, tuleb välja sealt, sellepärast, et ega siin ei ole midagi muud ka endaga töö tegemine, endale armu andmine. Võt. Ja selle video inspiratsiooni ma sain sealt, kus ma sain. Eks ma vaatan ka oma õpetajat ja vaatan veel paar numeroloogi ja sealt täna tuli üks selline
idee purskas välja ja ma mõtlen, kurjam, see on nii hea info praegu siia tulistada suve lõppu. Pange siis tähele, kommenteerige. Ma võin ka mööda panna mingites asjades, nii et aga ma arvan, et väga paljuskis need, mis ma nüüd ütlesin, niimoodi ka läheb, nii et kuule, egas midagi. Näeme siis, mul on täna imearmas podcasti külaline tulemas, Maarja. Ja te siis kuulete, mis meil Maarjaga teile rääkida on, õigemini tema räägib rohkem, aga imearmas naine. Vot. Ja kui sina arvad, et sa tahaksid ka oma asjadest rääkida avalikult podcastis, siis anna teada. Ja ma arvan, et see läheb sinna kuskile septembri lõppu, oktoobrisse, nii et kui sa praegu mõtled, et issand, aga kui ma nüüd kirjutangi, siis Merike ütleb, et davai, teeme kohe ära. Ei ole niimoodi. Rahulikult. Tark ei torma. Nonii, aga head kommenteerimist, head mõtlemist siia, kas pidas paika või ei pidanud ja ma tean, et teie seas on väga palju karsklasi, nii et see informatsioon on siis neile, kes ennast puudutatuna tundsid, nii et kui sa ei tunne puudutatuna, siis jätta see video kellelegi teisele. Ja meie sätime ennast, kuhu me nüüd sätime, vaatame, kes siin on, Rossi tahaks ammu tuppa juba minna. Me sätime tuppa nüüd ennast Maarjaga kohtuma. Tšau, Merike numbrite keel. Ja kusjuures tead, kui sa tahad oma sõltuvustest teada, siis sünnikaardist saab väga hästi need välja lugeda, mis sul seal on. Aga töö pead sina ikka ise endaga ära tegema. Võt niimoodi. Tšauki.